Nii tere, nii hea oli kuulata niisugust väga põhjalikku ja ilusat käsitlust sellest, missugune on meie Eestimaa, missugune on meie kodu ja nii nagu just nii Hendrik kui Heidi ütlesid, et tegelikult see on see, mida teie tahate ju viia ja pakkuda oma lastele, kes te elate natukene kaugemal kui siin see väike meie kodu Eesti. Ja mina siis pakuksin teile võib-olla erinevaid võimalusi selleks, et kuidas seda head materjali lastele pakkuda nii, et see neile meeldiks, et nad rõõmsalt osaleksid ja et see nendele ka meelde jääks. Ja ma jagan teiega ühte esitlust, mille pealkiri ongi siis, tõstan selle veidi kõrgemale endal, võtteid tõhusaks õppimiseks. Tõhus õppimine on siis niisugune õppimine, kus suur osa sellest, mida me lastele pakume, jääb neile meelde. Me igaüks mõtleme alati ka, kui me oleme õpetajatena, ma soovitan mõelda teil ka selle peale, et missugused õppijad te ise olete. Et mis on see, mille kaudu teie ise nagu endale saate asju meelde jätta, missugused on need erinevad tegevused, mida te õppimise käigus soovite ja tahate teha. Ja mis siis on kõigepealt me peame alati mõtlema selle peale, et lapsed saaksid aru sellest, mida me pakume. Kuna mina olen keeleõpetaja, ma olen lõpetanudki Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele õpetajana ja olen tegelikult kogu oma elu töötanud kas siis vene õppekeelega koolis ja nüüd siis praegu lasteaias. Ja minu puhul on alati siis tähtis see, et kuidas ma suudan ennast väljendada niimoodi, et õpilased ja lapsed minust aru saaksid. Ja kui ma ütlen ja ma tajun, et nad ei saa aru, siis ma sõnastan selle ümber. Tähendab, ma ütlen selle teiste sõnadega. Ma proovin näidata juurde liigutusi, žeste, asju, aga minu keeleõppemeetod on siis keelekümblusmeetod, et üks inimene ja üks keel. Et mina räägin oma lastega ainult eesti keeles. On loomulikult ka neid olukordi, kus ma olen nagu sunnitud üle minema lapse emakeelele, aga see tavaliselt ei ole nagu õppeprotsessist lähtuvalt, vaid see on seotud millegi muuga. On seotud mingisuguse väga tõsise olukorraga, situatsiooniga, kus laps peab nagu kohe momentaalselt nagu aru saama milleski, mida ma ütlen. Materjali meeldejätmine. Me kõik pakume lastele väga palju erinevat materjali, mis on tegelikult väga hea, väga vajalik. Aga kuidas see neile meelde jääb, sest kogu see info, mis neile igast aknast uksest sisse tuleb. Nii, lehvitan Aavole ka. Mis igast uksest aknast sisse tuleb ja tihtipeale on see, ütleme, meediast tulenev info tunduvalt huvitavam. Ja see info on ka seda laadi, et ta ei pea seda ju selgeks õppima, ta lihtsalt kuulab seda ja kui see ununeb, siis ei juhtu temaga mitte midagi erinevalt koolitundidest. Kui me pakume siis lapsele nüüd erinevat õppematerjali, siis õpetaja peab alati mõtlema selle peale, mida lapsed varem õppisid ja kuidas ma selle uue materjali, mida ma talle pakun, siis seostan sellega. Tähendab, meile peavad olema mingisugused niisugused tööriistad, mille abil me viime lasteni nagu uued teadmised, et ta ehitab nagu ise maja nende teadmiste käigus. Ja selleks, et tund oleks huvitav, on hea, kui me kasutame erinevaid võtteid. Me küll loeme, kirjutame, mängime, laulame, tantsime, teeme viktoriine, et hästi palju on erinevaid asju, sest need erinevad asjad siis loovad seoseid. Ja iga inimene õpib ka erinevalt. On inimesi, kellele on väga hea, kui ta loeb. On neid, kes kuulavad ja kuulamise kaudu jätavad meelde. On väga palju neid, kes tunnevad, et peavad selle asja füüsiliselt läbi tegema. Ja klassis oleks siis hea see, kui me kasutame hästi palju erinevaid variante, et sel juhul me teadme, et me oleme pakkunud nagu kõikidele midagi. Ja igasuguse õppe juures
on hea, kui me teeme vaheaegu. Aga sellest me räägime siis hiljem. Mis on kõige kergem? Kõige kergem, ütleme, keeleõppes on see, kui me anname lapsele ülesande leida mingit konkreetset infot. Näiteks siin on näiteks, et turumööbel, millal me oleme avatud. Nii, ja nüüd ongi, et ma küsingi lapselt, et mis firma see on, millal nad on avatud. Ja laps vaatab ja näeb, et on avatud teisipäevast reedeni 10 kuni kella 17 ja laupäevast esmaspäevani kella 11 kuni 15. Tegelikult ma ei anna seda talle ju sellepärast, et ta loeks mulle, et see on turumööbel, vaid sellepärast, et ma tegelikult, minu eesmärk on õpetada talle grammatikat. On õpetada talle esmaspäevast reedeni 10 17. Nii, seda on päris raske välja rääkida ja sellepärast peab seda tihti tegelikult kordama. Sest 17, 18, et kõiksugused järgarvud eesti keeles on tegelikult üpris rasked. Nii, et kui me õpetame lastele grammatikat või käändeid, sest ilma grammatikata tegelikult rääkida ei saa, kuigi me räägime kõnekeelest, ka sel juhul me ei saa ilma grammatikata. Et siis ma soovitan tõesti, et võtta niisuguseid väikeseid tekste. Selleks sobib igasugune infokaart, kellegi visiitkaart, kus laps näeb ja saab koheselt tegelikult aru, millega on tegemist. Ja sel juhul on tema vaev ainult see, et ta proovib selle siis eesti keeles väljendada ennast. Töötekstiga. Nüüd ma näitaksin teile hea meelega ühte kodulehte. Ahaa, no ma lähen siis siit. Kodulehte, kus on... Ma pean selle siit kinni panema. Nii, on niisugune koduleht, Tartu Hiie kool on selle teinud ja siin on siis kasutusjuhendu räägitud, miks ma seda teile näitan, et siin on nagu väga huvitavalt toodud erinevad tekstid 3 tasemel. Päris väikestele teemade kaupa, siis teemad on siis minu perekond, elukeskkond, olme, mina ja töö, mina ja puhkus, mina ja kultuur. Nii, et kui te lastele niisugust väga süvitsi keeleõpet ei jõua teha või ei ole laste keeletase selline, et seda teha, siis niisugused tekstid nagu siin on, sobivad väga hästi. Ma võtan praegu selle esimene tase, kus on siis suurtähtedega kirjutatud tekstid, aga mina võtan siis selle keskmise. Tekst on lühikene. Meie peres on 5 inimest, vanaema, ema, isa ja 2 last. Laste nimed on Margus ja Malle. Malle on 6-aastane, tal on pipipatsid. Malle veel koolis ei käi. Teda viib ema iga päev lasteaed. Margus on vanem, 14-aastane. Ta käib juba 7. klassis. Margus on vibalik poiss, pikk ja peenike. Tal on hele siilipea. Vanaema on juba vana, 65-aastane ja hallide juustega. Mis on 65 aastat, pole mingi vanus. Nii, ta on alati heatujuline ja sõbralik. Vanemal on prillid, sest ta ei näe hästi. Emal on ilusad pruunid lokkis juuksed, kõrvas ripuvad tal kõrvarõngad. Isal on kiilas pea ja mustad vuntsid. Ta on suur ja tugev mees. Nii. Tekst iseenesest on kerge. Uusi sõnu kui selliseid ei ole väga palju, et siin on, ütleme, perega seotud sõnad ja nüüd need sõnad, mis on tegelikult rasked, mida laps arvatavasti ei oska. On näiteks, tal on pipipatsid, aga samas, kui ta sellest aru ei saa, siis teksti sisust ta saab ju aru ikka. Nii, tähendab, et ei juhtu midagi eriti, kui ta sellest aru ei saa. Vibalik poiss, aga siin on kohe ka põhjendused, see ümberseletamine, pikk ja peenike. Nii, ja mis on nüüd selle kodulehekülje plussid
väga suured plussid minu jaoks. Siin on siis sõnaseletusi. Me nimetame nende selle, et need on piktogrammid. Tähendab pipipatsid ja siin on juures pilt, mis näitab, mida tähendavad need pipipatsid. Lokkis juuksed, siilipea, kõrvarõngas, vibalik, pikk ja peenike, kiilas pea, mustad vuntsid, prillid. Et kõik need, mis tegelikult nagu ütleme antud tekstis oleks võinud lastel olla niisugused uued sõnad, millest hästi aru ei saa, on siin piktogrammidega lahti seletatud. Ja see ongi, et me mitte ei tõlgi lapsele, sest kui me tõlgime lapsele selle sõna ära, siis ta kuulab seda ja saab antud momendil aru, aga seda sõna ise ta nagu endale meelde ei jäta. Aga nüüd, kui ta siit piktogrammist otsib selle, siis on tegelikult palju suurem lootus, et tal jääb see meelde, sest tal jääb see meelde mingi teatud emotsiooniga. Sest need pildid on niisugused vahvad ja samas me saame hakata siin tegema ka erinevaid fraase. Näiteks, et ripub, lamp ripub, jope ripub, mis veel võiks rippuda? Kõrvarõngas võib rippuda, kõrvarõngas ripub. Mõnel võib-olla juhe ripub kuskilt ülevalt alla. Nii, juustega, missuguse juustega me võime olla? Hallide juustega, lokkisjuustega, sirgete juustega, pikkade juustega, lühikeste juustega. Me saame hakata koostama hästi palju erinevaid fraase ja see tähendab seda, et me kordame palju kordi neid sõnu. Ja see ongi siis see keeleõppes, mida on vaja. Keelekümblus metoodika käigus olen ma kuulnud erinevaid numbreid selle kohta, et mitu korda peaks laps nagu seda sõna ütlema, et see talle aktiivsesse sõnavarasse jääks. Et see oli kuskil minu meelest 300 korda. Et tähendab seda, et laps peab ütlema selle sõna juuksed välja 300 korda. Siis see sõna tuleb automaatselt igasuguses kontekstis, kui ta seda kasutada tahab. Nii, aga nüüd on siin veel edasi erinevad küsimused. Minul endal on just see probleem, et ma nagu antud, kui mul on mingisugune tekst pooleli, ma töötan õpilasega, ei tule kohe neid küsimusi nagu nii ruttu, et mida võiks küsida. Aga siin on kõik asjad nagu küsitud ees, et me prindime selle endale välja ja hakkemegi küsima ja me küsime põhimõtteliselt iga lause kohta küsimuse. Mitu inimest on peres? Kes need on? Mis on laste nimed? Kes on 6-aastane või kui vana on Malle? Missugused on mallepatsid? Kas Malle käib koolis või lasteaias? Nii. Ja tähendab seda, me kordame kogu aeg seda sama ühte sõnavara läbi ja samas me saame koheselt hakata ka jutustama iseendast, oma perest, oma kaaslastest. Nii, et laps tunneb nagu niisugust eduelamust, tal on võimalik kasutada seda materjali, vaadata siit sõnavara ja ise hakata kohe rääkima. Aga sellel ma millegipärast ei saa teda nagu järjest näidata, huvitav miks. Saan küll. Nii. Siin on nagu 3 harjutused. Teine harjutus on siis see, et meil on selle sama teksti kohta, et me peame pildi ja lause ühildama. Et vanaemal on prillid ja nüüd siis laps valib, kus see pilt on ja viib selle pildi selle lause juurde. Emal on lokkis juuksed. Mallel on pipipatsid. Isal on kiilas pea. Ja nüüd kontrollime. Tulemus on 100%. Väga hea. Nii, võtame järgmise. Siit läheb edasi. Ütleme, see on nagu sarnane harjutus. Nii, edasi meil on sõnad ja me peame need sõnad kirjutama õigesse lünka. Et meie peres on ja nüüd me otsime siit õige sõna. Tähendab seda, et see on nüüd üpris raske harjutus. Et seda võib-olla see 2.-3. klassi, ütleme Ameerikas või Saksamaal õppiv õpilane ei suudagi kohe teha, kui tal ei ole kodune keel, kodust eesti keelt ei ole. Aga samas, kui laps on juba 6.-7. klassis ja on kaua eesti koolis käinud,
siis võib temale see olla. Tähendab seda, et me saame ühte teksti ja ühte asja kasutada erinevas vanuseastmes. Et me valime neid harjutusi siit vastavalt sellele, mis meie lastele sobivad. Näiteks meie peres on 5 autot. Proovi veel, ei olnud õige vastus. 5 inimest, tubli. Nii. Nii. Ja siis on ka niisugused harjutused, kus on vaja panna lause õigesse järjekorda. Näiteks Margusel on hele siilipea. Täiesti tubli. Nii. Ja viimane harjutus siin nendega on see, kui me peame panema ka näiteks ütleme terve selle lausete järgi terve jutu kokku. Nii, et minule endale väga ma kasutan, mul on erinevas vanuses kooliõpilased, keda ma individuaalselt siis õpetan ja mina kasutan päris palju just nimelt seda asja siin. Ja viimane on kuidagi aeglane. Et ühesõnaga, et siin saab teha nii lugemist kui arvutiga natukene ja saab ise hiljem siis ka tekste kirjutada. Nii, et siin on nüüd eralda sõnad ja laused, pane lause lõpumärgid. Nii, et see on nüüd puhas nagu eesti keele õpetamise töö, et ütleme, et kui tõesti lapsed on juba keeleõppes natukene tublimad ja on jõutud nendele ka eesti keele grammatikaid ja põhialuseid rääkida, siis seda kolmandat osa saavad juba nemad siis kasutada. Lausete lõpetamised, ristsõna. Ja iga selle teksti juures, mis seal on alati midagi nagu natukene midagi uut. Aga nüüd ma olen korduvalt nagu korranud siin, et me peame seostama. Aga selleks, et seostada, selleks peab olema meil nagu mingisugune kindel asi, mille kaudu seda teha ja mina tahaksin teiega teha ühe väikese testi. Kas teil on kõigil paberi ja pliiats? Väga hea. Nii, ma näitan teile sõnu. Seal on 10 sõna ja teie ülesanne on kõikidest nendest sõnadest, 10 sõnad, mis seal on, välja kirjutada täishäälikud. A, E, I, O, U, Ö. Nii, ja ka need, mis korduvad. Kui ühes sõnas on näiteks 2 A-d, siis kirjutategi 2 A-d ja järgmise sõna A-d kirjutate ka. Et kõik täishäälikud, mis on nendes sõnades, peate te välja kirjutama ja selleks on teil aega 30 sekundit. Kas te olete valmis? Palun, läks. Kõik. Aeg sai läbi. Järgmine ülesanne, palun lugege, mitu tähte te saite, mitu täishäälikut te välja kirjutasite. Nii, kas te olete jõudnud lugeda? Maie, mitu tähte sa said? Ma jõudsin 28. 28, Heidi, teie? Oi, ma passisin, ma ei kirjutanud üldse. Nii, aga Merge? 37. 37, Margit? Ma vabandan, ma ei kirjutanud, ma teen Ka ei kirjutanud, kõrva kahte asja korraga. Ega siin ei ole midagi teha. Nii, Eda, kas teie kirjutasite? 37. 37. Väga-väga head tulemused. Kui mina nad kokku lugesin, oli 39 täishäälikut. Aga ärge oma mikrofone palun kinni pange. Nüüd mul on niisugune küsimus, et palun, niisugune palve, et palun kirjutage need sõnad endale paberile, mis seal olid. Need tähed te otsisite välja sõnadest, kirjutage need sõnad välja, mis seal olid.
nii, kas on enam-vähem jõutud? Klaire, mitu sõna te saite? 3, 4, 5, 6 hetkel. 6. Aga Helgi, teie? 7 tõesti, üks meenus veel. 7. Ma ei kuule, teil on mikrofon kinni. 1. Üks sõna. Nii, Maie, mitu sõna? Ma sain 2. Ma üldse Kaks sõna. sõnadele tähelepanu ei pööranud. Just nimelt, väga õige. Tegelikult, mis oli ülesanne, mis ülesande ma andsin? Kirjutada välja täishäälikud. On nii? Ja nüüd, kui ma küsin, mis sõnad on, siis tegelikult see on täiesti vale küsimus, sest õpilane ei jälginud sõnu, vaid ta täitis oma tööülesannet, ta kirjutas välja täishäälikud. Nii, et see on ka üks niisugune asi, mida me peame alati tähele panema, et mis ülesande me lapsele anname ja et me sellele ülesandele ootame vastust. Nii, aga nüüd jäi meelde, ütleme 7 sõna, see on väga hästi, 1, 3. Ma näitan teile neid sõnu veel 30 sekundit ja vaatame, kas siis on kõik 10 meeles. Läks. Mis te arvate, kas teil on nüüd kõik sõnad meeles? Ei tea, kas päris kõik, aga proovime. Nii, mille järgi te sõnad meelde jätsite? Väga hea nipp taga. Kas sina said selle nipi kätte juba? Nii, ära siis praegu veel ütle. Maie, mille järgi sina neid sõnu pähe õppisid? Tulpade järgi üldiselt. Tulpade järgi, et sinul on nagu see süsteem, et sa vaatad, et seal tulbas on need ja seal tulbas on need. Kes veel, Merge, Liis, mille järgi teie nagu õppisite neid sõnu? Mille peale te mõtlesite? Ma lihtsalt lugesin mitu korda läbi. Alustasin ja lõpetasin, alustasin ja lõpetasin. Kas nad on sul praegu meeles? Ma ei tea, seda peab nüüd kontrollima. Ma ei tea, kas ja, me praegu kontrollima ei hakka, meil on nii lühikene aeg. Aga nüüd, kes tahab öelda, mis süsteem see on, millega näiteks siin seda võiks meelde jätta? Mina võin öelda. Ja palun. Numbrid 1–10 on kõik ära märgitud, seal on seos arvudega. Just nimelt 1 üksarv, viibinokkel 2, kolmnurk, kvartett 4, tööpäevad 5, kuuepennine 6, surmapatud 7, kaheksandik, lapse ootus, me ootame oma lapsi 9 kuud ja Erki Nool on 10 võistleja. Nii, et mina ei ole seda ise välja mõelnud. Nimelt oli kunagi meil Eesti televisioonis niisugune vahva saade nagu Maailma kõige targem rahvas ja seal siis andsid nõu õppimise tõhustamiseks 2 hariduspsühholoogi, Grete Arro ja Kati Aus. Nii, aga mulle see väga meeldis ja ma olen seda kasutanud päris palju ja see on nagu mõtteks ka iseendale alati. Et kui ma annan lastele mingisuguse uue sõnavara, ma hakkan kohe mõtlema selle peale, aga kuidas on neil võimalik neid meelde jätta. Näiteks, minul on, ütleme, lasteaias on väikesed lapsed, et tegusõnade puhul ma proovin siis erinevaid ühesõnaga neid, ütleme, kuskil 10 tegusõna pidevalt kasutada. Leida vajadust, et nad peaksid neid tegusõnu kasutama. Näiteks, anna mulle, võta, pane uks kinni, pane aken kinni. Nimelt mul on niisugune, kuna see keskkond, kus lapsed minu juures, minu kabinetis on tegelikult nagu tehiskeskkond. Mina olen ainukene eestlane, nemad on kõik vene emakeelega ja meil ei tule nagu loomulikku suhtlust. Ja sellepärast, kui nad tulevad, on minul alati aken lahti, nii suvel kui talvel. Ja siis nemad ütlevad mulle, et Lea, pane aken kinni. Ma ütlesin, aga miks? Ja siis nad peavad mulle põhjendama, miks nad selle aken peavad kinni panema. Et ühesõnaga, et nendel on külm ja õues on tuul ja vihma sajab või lund sajab või midagi. Ja siis ma ütlen, loomulikult ma panen akna kinni. Et tähendab, tuleb tekitada niisuguseid olukordi, kus tal on vajadus rääkida. Aga vajadus on rääkida siis, kui ta ise tahab endale midagi. Nii, et see on üks niisugune vahva asi, mida võib siis kasutada. Ma tõin teile välja siia ühe niisuguse tabeli, see on siis
Cumminsi teooria, Toronto ülikooli professor, kes on keeleõppe nagu visualiseerinud väga lihtsaks. Mis siin on? Et on olemas suhtluskeel ja on olemas akadeemiline keel. Akadeemiline keel on siis see keel, mida me koolis õpime. Ja akadeemilise keele õpib selgeks absoluutselt iga inimene, kes kooli läheb. Kui minu lapsed on eestlased, nad ometki 6-aastaselt ei oska eesti keeles selgitada, mis asi on Pythagorase teoreem. Ja et kateterite ruutude summa võrdub hüpotenuusi ruuduga, nad ei tea, mis on katet, nad ei tea, mis on hüpotenuus, sest nad ei ole seda õppinud, neil ei ole seda vaja olnud. Nii, ja see katet ja hüpotenuus on nende jaoks ka sõnad, mis nad õpivad selgeks. Nii, ja sellega lohutan mina alati muukeelse lapse vanemaid, et kooli õpet, väga palju koolitermineid, kõik inimesed oma emakeeles ka õpivad selgeks. Nii, aga täna me seda akadeemilist keelt ei puuduta, vaid me puudutame seda suhtluskeelt. Et kui lapsed meie juurde tulevad ja nende keeleoskus on kas 0 või väga vähene, siis me alati visualiseerime. Me paneme pildid, meil on raamatud, tavaliselt pildid, meil on videod, filmid. Tähendab, et see on kerge keel, et ta ei pea väga palju mõtlema. Ta vaatab ja ta saab sellest sisust ja asjast tänu sellele, et tal on visuaalne tugi, saab väga hästi aru. Aga nüüd on vajadus see, mis on nüüd keeleõpetaja ülesanne siin juures, et kui me näeme, et laps saab sellest asjast juba väga hästi aru, siis me peame selle visuaali sealt kõrvalt ära võtma. Nii, et mis see siis tähendab? Näiteks minul on laua peal. Ma ei kuulnud. Kas keegi küsis? Nii, et kui me alustame sellega, et me paneme näiteks ütleme metsloomade pildid tahvlile või seinale ja räägime, et see on karu, karu on suur ja pruun, karu sööb kõike, karu talvel magab, karul sünnivad pojad. Siis hiljem, kui me oleme seda mitu korda rääkinud, nad on neid näidanud, neid korranud, siis me võtame need pildid ära ja küsime. Räägi mulle karust. Nii, et ta peab selle jätma endale juba meelde, selle sõnavara. Ja samamoodi nagu ta karu koht ütleb, et karu magab talvel, siis siili juures ta peaks selle sõnavara, kuna teadmine, et siil ka talvel magab, on tal olemas, siis selle sõnavara, et ta talvel magab, peaks juba üle kandma ilma selle pildi. Et algul on pilt ja me ütleme, mis see on ja hiljem me võtame pildi ära ja ta peab sellest nagu tekstist ja jutust niisama aru saama. Et see on nüüd üks keeleõpetaja niisugune ülesanne, et ma lihtsalt tõin selle siia välja. Tõin siia ühe niisuguse pildi teile. Et kui meil on näiteks kõik need sõnavara olemas, me oleme neid õppinud. Nii, et kuidas seda nüüd kasutada, et ta jääks sinna aktiivsesse mällu, aga me tahame midagi muud juurde õppida. Siin näiteks ongi, et kala ja me peame ütlema näiteks, kus see kala on, paremale, alla, vasakule, palmipuu, saapad, otsime saapad üles. Nii, paremale, üles, vasakule, küünal. Nii, et siia tulevad juurde teised sõnad, me kasutame sõnavara, mis on nendel juba selge ja selle toel õpetame uusi asju juurde. Et me seostame kogu aeg kõike seda, mis oli varem ja mis tuleb juurde. Eriti see on, ütleme, teie laste puhul vajalik, sest teie saate oma lastega väga harva kokku, ütleme 2 korda kuus võib-olla, et nendel lastel, kellel on kodus eesti keel olemas, siis see tegelikult see kõnekeel nendel säilib. Aga kui lapsel on kodune keel, ei ole ka eesti keel ja kooli ja õppekeel on niikuinii teine keel, siis tegelikult oleks väga hea, kui me hästi palju asju nendele ikkagi visualiseerime. Ja palju tuleb ka korrata ikkagi. Motivatsioon. Kas teie lapsed on
motiveeritud keelt õppima? Mis te arvate? Kas teie lapsed tahavad, soovivad tulla sinna Eesti kooli, suhelda oma kaaslastega, kas nad omavahel, lapsed räägivad eesti keeles või räägivad oma maakeeles? Klaire, kuidas teile? Meil on nii ja naapidiseid asju. Mina olen 4–8-aastaste, 4–7-aastaste õpetaja ja seal kippuvad pered, mis on puhtad Eesti pered, on meil ka Saksamaal siin selliseid, need räägivad eesti keeles omavahel. Aga kui on pere laps, kes näiteks baasis on ikka pigem saksakeelne, siis lähevad väga kergelt üle sellele. Saksa keele peale, jah? Ja, isegi see on ka loomulik. Eesti keeles räägivad, ja. Motiveerimise kohta ma ütleks, jah, neid on raske tundi saada tihti peale, aga kui nad seal juba on, siis läheb lõbusalt. See koolipäev on lihtsalt korra kuus meil. Korra kuus, siis ja sel juhul ütleme 14 käändest ja umbisikulisest tegumoest nagu eriti ei räägi, eks? No jah, sellises vanuses nagunii ehk, aga jah, jah. Et see ongi see, et teil on vaja, tegelikult on vaja teada nagu tegelikult vastata ainult 3 küsimusele. Seda on väga kerge öelda ja ääretult raske teha. Et miks me õpetame, mida me õpetame ja kuidas me õpetame. Et mida me õpetame, see ongi see, et minul näiteks iga kord, kui ma lähen tööle, mul on iga tunni lõpuks on mul seatud eesmärk. Mul on seatud, ma ei tea, kas ma siia panin, on seatud eesmärk, et mida sellel päeval, kui laps minu juurest ära läheb, mida ta peaks paremini oskama. Või mida uut ta on teada saanud maailma ja inimeste kohta. Et kui on niisugune väga selge eesmärk, siis tegelikult on kogu seda õppetegevust ka palju kergem läbi viia. Nii, aga keeleõppe eesmärk on see ikkagi, et laps räägiks. Ja selleks, et laps räägiks, peaks tal olema silmade ees midagi, mis teda toetab. Minul töötavad väga hästi mõttekaardid. Et me teemegi lastega neid koos. Me paneme kaardi, näiteks ütleme, siin on nüüd minu päev, et mida ma oma päeva jooksul teen. Näiteks käin koolis, olen koos pere ja sõpradega ja koristan oma tuba. Nii, ja nüüd ühel korral ma võtan ainult ühe asja. Näiteks koristan oma tuba. Mida ta seal toas siis teeb? Pühin tolmu, kastan lilli, koristan mänguasju, panen, ütleme, raamatud riiulile, pühin põrandat või ükskõik, mida nad teevad. Et tegelikult on minul ikkagi oma eesmärk, missugust sõnavara antud tunnis ma tahan läbi võtta. Nii, ja ma mõtlen ka läbi selle, et kus on seda sõnavara kõige kergem seostada. Et millega temal on antud momendil kõige kergem seda sõnavara seostada. Nii, sest siin käin koolis, siin kooli asjade juures saab väga palju erinevaid asju, et mida nad koolis käivad. Käin tunnis, käin sööklas, käin jooksen õues, räägin sõpradega, spikerdan, no ükskõik mida ma kõike koolis teen. Nii, aga kui lõppkokkuvõttes me oleme rääkinud ära, mida me teeme koolis, mida me teeme kodus pere ja sõpradega, mida ma teen oma toas, siis tegelikult me saame väga-väga suure niisuguse lapse elu osa, mida ta oma elus üldse teeb. Ja kui ma küsin näiteks, et milline oli täna sinu päev, siis nad vaatavad seinale, kus kohas on see mõttekaart ja hakkavad rääkima. Sest neid toetavad need üksikud fraasid ja sõnad, mis siin alla on välja toodud. Kas teie olete kasutanud niisuguseid lastega koos tegemiseks? Ja kuna ütleme, väga paljudel teil ei ole ju oma maju või niisuguseid oma kabinette, kuhu te saate kas materjalid jätta, siis selle mõttekaardi saab teha suure paberi peale, rulli keerata ja tegelikult järgmisel korral kaasa võtta. Ja seda saabki koos lastega teha ja seda saab teha kas rühmatööna või paaristööna. Ja siis igaüks esitleb oma tööd. Tööde esitlemine on ka lapse jaoks väga oluline, kui midagi on ta teinud, siis ta tahab seda näidata ja sellest rääkida. No mitte võib-olla igaüks, aga paljud tahavad. Nii, millal on õppimine efektiivne?
Õpimine on efektiivne tegelikult siis, kui laps pingutab. Kui tal on kõik nagu väga kerge, siis tegelikult on see rutiinne kordamine ja õppetegevust või arengutegevust ei toimu. Ma kuulan nüüd teiega, kuulame koos ühte laulu ja siis ma räägin, kuidas mina laulule lähenen. Mulle väga meeldib Tartu Loore Alli laulupesa laste laulud. Minu meelest on nad lausa keeleõppelaulud kõik, kohe nagu oleks loodud selle jaoks. Tegelikult on laul kuulamisülesanne ja kuulamisülesandel on 3 osa. On kuulamise eelne ülesanne, tuleb kuulamisaegne ülesanne anda ja siis on kuulamisjärgsed ülesanded, sest see on meil keele otstarbeline. Mina oma lastega siis vaatan seda ja küsin, et kes ta on, kas ta on tüdruk või poiss? Kas ta on suur või väike, mis te arvate, kui vana ta võiks olla? Mis tal seljas on? Missugused juuksed tal on? Ja siis lapsed räägivad, et see on tüdruk, ma arvan, et kuskil 6-7 aastane, tal on heledad juuksed. Mõni ütleb, et on pikad juuksed, mõni ütleb, et on lühikesed juuksed. Siis nad ütlevad, et ma arvan, et on kevad. Teine ütleb, et ei ole, sügis on. Nii, et me nagu läheme sinna lauluga ennem sisse. Ja siis ma annan nendele kuulamise aegse ülesande ja ülesanne on siin selline. Kuulake ja öelge pärast, mida tüdruk ei taha. Mida tüdruk ei taha teha? Liis, mida ei taha tüdruk teha? Tüdruk ei tahtnud süüa putru ja ei tahtnud minna tuttu. Ei tahtnud koristada oma tuba. Midagi oli veel. Ei tahtnud saapaid panna ritta. Saapaid panna ritta ja just nimelt. Nüüd minu laste puhul on see, et ei taha minna tuttu, et siis ma pean selgitama, et ei taha minna magama. Et siis ma räägin nendele lihtsalt. Nii. Ja nüüd, kui me uuesti kuulame, ma lastega kuulan tavaliselt, ma rikun selle laulu mõnes mõttes alguses ära. Et ma kuulangi lõigu kaupa ja siis me selgitame ja räägime, mis see on. Nii. Ja nüüd ma kuulan teist korda ja siis ma küsin nende käest, aga mida tüdruk tahab teha? Ja need tahab asjad, see ta tahab multikaid ja tahab telefonis olla, need on lastel kohe väga meeles. Aga meie kuule teist korda. Ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või päriselt hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või päriselt hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või hea. Ma ei taha pesta jälle oma pead, juukseid kammima, miks väga tihti peab. Ma ei taha süüa juurikatest suppi, kogemata joon piimaklaasi uppi. Ma ei taha igal õhtul pesta hambaid, voodist lugeda ei taha vaikselt lambaid. Ma ei taha kanda kindaid sallimütsi, palun päästke mind, ma tahan olla üksi. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või päriselt hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või päriselt hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või hea. Minu sees on 100 väikest last, üks on torise ja teine virk ja kraps. Ma võin nurruda kui järmas pehme kass või siis künnistades olla pisut jonjakas. Ma ei
Nii on ju ääretult vahva laul. Et seesama, kui ma ütlesin, et kuulamise eelne ülesanne, et me räägime algul, millest seal on, me räägime, mis nad üldse arvavad, millest see rääkida võib see laul. Näiteks raamatu puhul on seda väga hea teha, et ma võtan mingi raamatu ja küsin lastega, et mis te arvate, millest see raamat räägib selle kaanepildi järgi. Ja siis nad arvavad, millest nad räägivad ja siis me hakkame seda alles lugema. Nii. Ja samamoodi, et kui ma nüüd oleme selle laulu niimoodi läbi kuulanud, ära arutanud, saanud kõik aru, et lapsed saavad aru, mida need sõnad tähendavad, mis seal juhtub, siis ma lasen kuulata ka terve laulu. Ja siis nad ütlevad alati, et vau, ma sain nii hästi aru. Tähendab seda, et talle natukene seda juba ennem selgitatud. Nii. Ja jälle mina kui igavene grammatikaõpetaja, mida ma tegelikult õpetan? Ma tahan, mida teha? Ta infinitiivi. Nii. Ja nüüd me hakkamegi rääkima, et selle laulu, mida tüdruk tahab teha, mida tüdruk ei taha teha ja siis, mida sina tahad. Mida sina tahad teha ja mida sina ei taha teha. Ja siit tuleb nüüd hästi palju niisugust huvitavat ja head sõnavara, sest nüüd lapsed räägivad oma tunnetest. Me oleme nüüd üpris loomulikus niisuguses olukorras, kus me suhtleme lihtsalt omavahel. Nii, ja minul on siis niimoodi kokku lepitud, et kui lapsed ei tea neid sõnu eesti keeles, siis nad küsivad minu käest, et Lea, kuidas on eesti keeles ja ütlevad siis vene keeles selle lause, mida nad öelda tahavad. Ja siis mina tõlgin neile eesti keelde ja siis nemad räägivad eesti keeles edasi. Aga nüüd ma saan teada, miks on see hea. Ma saan teada, mis on need asjad, mis lapsi huvitavad. Et mis võivad olla need teemad, millest ma võiksin nendega nagu rääkida ja tulevikus, millega me võiksime tegeleda. Kui teil on suuremad lapsed, siis on muidugi õpilased, siis on muidugi hea, kui nad ka kirjutavad. Sest tegelikult on seesama, et me loeme, me kuulame, aga selleks, et hiljem teada saada, kas see on meil ikkagi meeles, on see hea kirja panna ja läbi kirjutada. Ja samuti on vajalik õppida igasuguse erinevad fakte. Ja luua neid süsteeme siis, et meil oleks millest rääkida. Keeleõpe ei saa olla lihtsalt keeleõpe, me peame õpetama midagi. Kas või seda sama loodust, ajalugu, kirjandust, muusikat. Me peame midagi, mingit teemat käsitlema, siis me saame ainult nagu seda keelt õpetada. Aga nüüd, kas te oma lastele jutte räägite? Kas te jutustate lastega? Minule väga meeldivad erinevad jutud ja nüüd, kui ma käisin Chicagos, siis me tegime koos ühe tunni ühe õpetajaga, kes on spetsialiseerunud lugema õpetamisele ja tema siis andis mulle hea mõtte, mida me tegime Chicago Eesti kooli lastega ja nüüd mina tahan teiega seda teha, et mina jutustan, teie kuulate ja me koos joonistame. Kas olete nõus? Väga hea. Siis võtke endale paber, niisugune valge, ma panen tegelikult selle kinni praegu. Võtke üks valge paber. Nii. Ja mina hakkan nüüd jutustama ja siis ma näitan, mida ja kuhu te peate joonistama. Nii. Nii et paber ja pliiats. See lugu juhtus ammu. Kunagi ühes Eesti metsatalus elas üks peremees, kellel oli hästi suur talu. Tal oli hästi palju ruumi seal ja ta mõtles, et mul on siin üks suur tühi põld, ma õige kaevan siia tiigi. Ja ta kaevaski tiigi. Ja nüüd kaevake, joonistage tiig keset seda lehte. Nii, ta kaevas ilusa tiigi ja pani sinna elama kalad. Aga kuna ta tahtis kasvatada erinevaid kalu, siis ta ehitas tiiki aia. Ülemisse osasse ta pani elama suured kalad. Ja alumisesse osasse pani elama pisikesed kalad.
Tiigist mitte väga kaugel oli allikas. Ja allikas oli ka üks kivi sees. Aga kaladel siin tiigis oli vaja värsket vett. Ja selleks, et kalad saaksid kogu aeg värsket vett ja ilusasti kasvaksid, kaevas ta allikast tiiki kraavi. Kalad on väga uudishimulikud ja nad hakkasid tiigist allika poole ujuma. Selleks, et kalad tiigist allikasse ei ujuks, ta ehitas siia tõkked ette. Värske vesi läheb allikast tiiki, aga kalad tiigist allikasse ujuda ei saa. Kalad kasvasid hästi, peremees oli eluga rahul, jõukus oli majas. Aga siit allikast läheb ka üks väike nire läheb allikast välja. Ja kui ühel öösel peremees järsku kuulis, et tema koer haugub koledasti. Ta tõusis üles, läks õue ja ta nägi, et tiigi juurde oli tulnud 2 varast. Kaks varast. Varastel olid kaasas suured kotid, sest nad tulid ju kala varastama. Peremees võttis maja seina äärest luua ja läks, andis varastele valu ja ise hüüdis, aga kas sa saad siit minema? Ja ajaski luuaga vargad minema. Ja niisugune pilt tuli meil. Ja nüüd me võime sellele linnule nime panna, me võime mõelda, mis lind see on. Aga üks asi on kindel, et lastel on see lugu meeles. Ja nad oskavad seda hiljem rääkida, et see on nüüd üks mõte sellest just, et kui meil on emotsionaalne seos mingi asjaga, siis see jääb meile paremini meelde. Et kasutada just erinevaid asju ja niisuguseid vahvaid joonistamisest ka tuldud pilte, mida me saame joonistamisest luua, on ühes raamatus, mul on need lingid sinna kirja pandud, kus on neid palju erinevaid asju sees. Et minu lastele nii suurtele kui väikestele tegelikult meeldivad need väga. Ja nendele jäävad need siis ka hästi meelde. Ja nüüd sellel samal PowerPointil mul on ka see siia juurde toodud. Nii tekst kui siis need pildid, mida võiks joonistada. Nii, aga minu poolt on momendil praegu nagu kõik. Kas teil on küsimusi? Et ma jätsin natukene niisugust aega, et äkki keegi soovib midagi küsida. Ja tänan. See viimane oli eriti vahva, et mõtlesingi just, et hakkasin algul seda lugu meelde jätma, et võib-olla on pärast järelülesanne. Ja siis ühel hetkel, kui nagu järjest joonistasin, siis sain aru, et siit tuleb arvatavasti mingi lind või midagi. Ja siis vaatasin selle linnule otsa, siis kogu lugu oli meeles ja see oli nii, et väga lahe idee. Et väga vahva. Et kust neid saab, neid lugusid veel? Neid lugusid, mul on ka need lingid, ma saadan Heidile, et Heidi võib-olla siis jagab nendega. Ma tean, et seda raamatut müügil enam ei ole, aga kui teie koolijuhid tulevad Eestisse ja lähevad Harnosse, sinna Haridus- ja Teadusministeeriumis ja Harno osakonda, siis ma tean, et nende laos neid veel on. See on joonistades jutustama vist.
Aitäh. Kas keegi soovib veel midagi lisada? Aitäh, Lea. Väga huvitav oli veel teist korda nagu kuulata ja nii huvitav on see, et need 2 loengut, mis sa tegid, need on nii isenäolised ja erinäolised ja hoopiski mitte ei kordunud, et sellest suur aitäh. Selle peale ma mõtlesingi, et päris korrata nagu ei saa. No ütleksin ka aitäh ja päris kavalaid häid nippe sain kaasa küll siit veel. Ja, aga suur tänu, et kuulasite. Ja palun, Helgi. Ja see Hiie kooli mis oli õppematerjalid. Kas see on vabalt kasutamiseks või pead olema mingisugune Eesti kooliga seotud, et seda kasutada või kuidas see? Minu meelest on see vabal kasutamisel. Et mul on see link on seal olemas. Et kui te saate selle materjali, siis see link on olemas, kus kohas see on. See on päris hea materjal. Mina olen näiteks meie lastele seda kasutanud ja isegi veel niimoodi, et seal on need harjutused erineva raskusastmega, et ma olen võtnud natuke siit ja natuke sealt, ütleme vastavalt oma lastele teinud ringi, aga materjal on päris hea. Ja see on hea materjal just nimelt see, et meil kõigil on ju nagu paremaid päevi ja halvemaid päevi. Et tõesti, kui tuleb see niimoodi, et sa lähed sinna tööle ja sa vaatad, et sul ei ole kõigile sobivat materjali, siis sa tead, kus sa võid kohe nagu võtta või välja printida. Et minule kunagi minu õppejõud ütles, et alati peab olema taskus üks ideaalne tund. Et kui midagi juhtub, siis sa võtad selle riiulist kogu kambaga ja sul on kõik korras. Aga kelle oma see on või kes on seda koostanud või kes peab seda korras? Tartu Hiie kool. Üks Tartu kool. Tartu linnakool. Hiie kool on tema nimi. See on päris vägev, see on väga-väga palju tööd olnud niisugust asja koostada ja siis seda ülal pidada, kõik need võimalused, valikud ja vastused ja kõik see peab olema hästi rahastatud kool. See on üks projekt, ühe projekti käigus see koostati. Briljantne projekt. Minule ka väga meeldib see. Ja mul on alati hea meel, kui on head asjad, siis ma tahan, et hästi paljud inimesed jõuaksid nendeni. Nende heade materjalideni. Seal tegelikult on veel ju üks link, mitte ainult see, kus on need tekstid, aga seal on veel üks õppevara on veel. Ja on olemas lihtsad jutud või lihtsad tekstid. Ja seal on siis PowerPoint esitlusega on need erinevad muinasjutud ja jutud välja toodud. Aga kuna täna oli aega nii palju täpselt kui oli, siis ma võtsin selle. Kutsuge uuesti, räägin järgmises ka, mida kõik teised inimesed teinud on, eks. See tegelikult on väga hea, kui selliseid keeleõppe asju on ja oma kogemustest võin öelda, et Lea, kõik need esitlused on väga huvitavad ja eripärased, nii et Heidi võib-olla veel mõnikord Lead ikkagi kutsuda, sest tal on iga kord palju huvitavat anda ja just ma mõtlen sellisest keeleõppes praktilist, mis oleks kõigile õpetajatele vaja. No me üldiselt juba rääkisime sellest. Aitäh, Lea! Aitäh, aga kõike head teile ja ilusat koolipäeva!